Kõrgvererõhutõbi on üks enam levinud haigusi meie ühiskonnas. See puudutab peaaegu pooli inimesi, kes on jõudnud pensioniikka. Kuid samas on ta ka kõige problemaatilisem ravi seisukohast, sest võib-olla head ravi saavad ainult kuni veerand nendest. Mis aitaks seda parandada? Kõige lihtsam nipp peab mõõtma vererõhku. Ja kes peaksid siis vererõhku mõõtma, kui need, kelle perekonnas juba on vererõhuhaigeid. Kindlasti peaksid vererõhku mõõtma ka peavaluga patsiendid, kes tarvitavad tihti valuvaigisteid, sest tegelikult võib olla selle peavalu põhjuseks tihti just vererõhu tõus. Ja kindlasti peaksid ka mõõtma vererõhku sellised patsiendid, kellel esinevad spontaansed silmaverevalumid või nina-verejooksud. Vererõhu mõõtmine on väga lihtne meetod, mis tagab varase vererõhuhaiguse avastamise, sellest sõltuvalt ka siis parema ravi ja pikema eluea ja tüsistuste vältimise.